Hakkan kohe rääkima sellisest asjast nagu üks liige. Mis asi võiks olla üks liige? Kokku kirjutatuna ka veel. Niimoodi. Üks liige. Noh, ta ongi põhimõtteliselt üks liige. Aga mille liige? Algebralise avaldise liige. Noh, näiteks ma püüan siia joonistada nüüd ühe õuna. Noh, ei tea, kuidas see ka õnnestub mul, aga oletame, et see on mingisugune õun. Noh, siia mingisugune lehekega külge. See on üks õun. Aga kui me ühele õunale liidame veel õunu, näiteks 2 õuna, see õun näeb nüüd küll välja nagu tomat, aga oletame, et see on siiski õun, rohelised õunad siin. Peavad ühesugused õunad olema, et me saame neid kokku panna ühte kohta. Siin on üks õun ja paneme juurde siia 2 õuna ja kui palju kokku saame? Kokku on meil 3 õuna. Ma võiksin need siia ka välja joonistada siis 3 õuna. Tegelikult need peaksid olema koopiad nendest esimestest õuntest, niivõrd kuivõrd ma nüüd oskan neid uuesti siia visandada. Mõte on siis selles, et üks õun on üks liige ja 2 õuna on ka üks liige ja 3 õuna on üks liige. Aga 1 õun pluss 2 õuna, vaat selline moodustis on 2 liige. Sellepärast, et siin on 2 liiget, 2 kooslust. Üks kooslus oli see, et meil on 1 õun, teine kooslus on see, et meil on 2 õuna. Et see siin näiteks siis on 1 liige. Meil on 1 õun ja see siin on teine 1 liige. 2 õuna. Siin võib olla ka 5 õuna või 81 õuna. Nad on ikkagi 1 liige. Ja kui mingisugune liige koosneb 2 1 liikmest, siis on tegemist 2 liikmega. Ja kui mingisugune liige koosneb 3 1 liikmest, siis on tegemist 3 liikmega. Üldiselt iga 1 liige on see läbi ka hulkliige, sest hulkliige koosneb mitmest 1 liikmest. Aga mida see 1 liige siis nüüd täpsemalt tähendab? Kui ma nüüd vaatlen seda osa 1 õun, siis ta koosneb 2 osast. Ta koosneb ühest arvust. Seda nimetame näiteks arvkordajaks. See näitab, mitu korda seda asja on, mis paremal pool on. Ja mis paremal pool on see osa ja seda me nimetame muutujaks. See on muutuja. Ja miks ta muutuja on? Antud juhul on tegemist küll õunaga, mis ta siin nüüd ikka muutub nii väga, aga üldiselt muutuja tähistab mingisugust kasti. Ma teen siia ühe kasti, mis on sees tühi. Ja see tähendab, et me saame siia kasti panna mida iganes. Matemaatiliselt küll mida iganes. Aga kui me programmeerima hakkame, siis on meil tihtilugu vaja teada, mis sorti asju me siia sisse saame panna. Aga toiduainete puhul on ju niimoodi, et mida me paneme külmkappi, mida sügavkülma, mida võime hoida toatemperatuuril, mida tuleb üldse vee sees hoida. Need on kõik nagu erinevad andmetüübid. Ma panen siia sisse näiteks muutuja väärtuseks 2. Siis sellel muutujal saab olema väärtus. Ja kui ma tahan seda väärtust muuta, näiteks kirjutan siia 3, siis seda 2 siin enam ei ole ja muutujal on uus väärtus.
sellepärast me nimetamegi seda kasti muutujaks, et selle sisu võib muutuda. Ja muutujale me võime erinevaid nimesid anda. Vastavalt Unified Modeling Language'ile kirjutatakse muutujate nimed niimoodi. Muutuja nimi. Niimoodi, et iga järgmine sõna algab suure algustähega ja kõik sõnad on kokku ühendatud, aga esimene hakkab väikese algustähega. Seda nimetatakse ka lower camel. Tuli vale asi ette. Case. Lower camel case. Ja camel on kaamel. Ja me kujutame nüüd ette, et siin on üks küür ja siin on teine küür, siis on suur täht. Ja siin kuskil on selle kaameli pea alla pandud. Ma ei oska kaameleid hästi joonistada, aga oletame, et see on mingit liiki kaamel. Lower camel case, et iga küür tähendab siis seda, et iga järgmine sõna algab suure algustähega. Matemaatikas me üldiselt nii põhjalikult lahti ei kirjuta muutujate nimesid. Programmeerimises on see hästi oluline, sellepärast et seal esindab see mitu korda ja programmis või lähtekoodis ja siis on lihtsam lugeda seda lähtekoodi, kui me saame aru, mille kohta mingi muutuja on välja mõeldud. Aga matemaatikas, kui on suhteliselt lühike ülesanne, ongi tavaliselt mingisugune üks avaldis, mitte mitu lehekülge pikk lähtekood, kus seesama asi võib mitu korda ette tulla, lihtsalt üks pikk avaldis, siis on ebaotstarbekas kirjutada nii pikalt välja. Siis kasutatakse tähti nagu näiteks X, Y või Z, mis on siis tähestiku lõpus. Aga me võime ka mingeid muid tähti kasutada. Miks mitte näiteks M, miks mitte näiteks A. Üks väga tuntud tähistus on pi, aga pi ei ole muutuja, sellepärast et piile on antud kindel väärtus, mis algab niimoodi 3,1415, rohkem ma peast ei tea. Aga selle ma võtan siit maha, sellepärast et pi ei ole muutuja, see on konstant, selle väärtus ei muutu. Muutuja väärtus peab ikka muutuma. Niisiis, üks liige koosneb kahest osast, arvkordajast ja muutujast. Näiteks 2x on üks liige sellepärast, et see koosneb arvkordajast ja muutujast. Me teame, et neid x-e on 2. Aga kuidas saadakse üldse 2x-i? X pluss x. Antud juhul, kui me teame, et on x, siis neid x-e on 1. Me võime siia ette kirjutada 1, aga me ei pea seda ühte kirjutama, sest me saame nagunii aru ju, et tegemist on 1 x-iga. Kui on lihtsalt x, siis see ei saa olla ju näiteks 13 x-i. Ta ongi ainult 1 x. Ja kui me 2 x-i kokku liidame, siis me saamegi 2 x-i. Nii et meil on siin üks liige, 1 x-i ja teine üks liige on ka 1 x-i. Kokku moodustavad need 2 liikme, sellepärast et plussmärk on vahel, 2 liiget, aga 2 liiget on siis avaldises, aga kokku nende summa on jällegi 1 liige, sest ta koosneb ainult ühest arvkordajast, mis on korrutatud muutujaga. Samamoodi me võime öelda näiteks 23x ruut z. See tähendab, et 23 korda on meil sellist asja nagu x ruut z. Kusjuures siis x ruut z on muutuv osa ja muutuv osa on ta sellepärast, et me saame nii x-i kui z asemele panna mingisuguseid väärtusi. Näiteks kui me asendame x-i 2 ja z 3, mis me siis saame, kui x võrdub 2 ja z võrdub 3. Siis see avaldis on ju 2 ruudus korda 3. Kui siia vahel ei ole mingisugust märki, näiteks siin praegu x ruudu ja z vahel, siis see tähendab, et seal vahel on korrutusmärk. 23
x ruut c-d tähendabki 23 korda on x ruut c-d ja kui me juba ütleme, et 23 korda, noh, siis me võime ju aru saada, et siin vahel on korrutamistehte märk. Ja kui me paneme konkreetsed väärtused juba nende muutujate asemele, siis me saame välja arvutada kogu avaldise väärtuse või mingi osa selle avaldise väärtuse. Ja meil tuleb üksliikmete puhul alguses e-tasemel, kõige madalamal tasemel, eristada, millest üks liige koosneb. Niisiis veel kord, arvkordajast ja muutuvosast. Ja midagi muud keerulist siin ei ole.